hommikune Tbilisi vanalinn ja siin taga on nüüd Budget Georgia office ja siit algab minu teekond siis Katsbegisse. Tuulibuss on hoopis auto, et 5 inimest on siis sinna Stepensmindasse Katsbegisse minemas hetkel väikesel kohvipausil. Shinvali reservuaar 10-minutiline peatus fotode jaoks, need on siin ilmselt tasulised kohad, aga siis sealt saab vaate platvormile. Nii, see on siis see reservuaar. Keskaegne Ananuuri kindlus 14–17 sajand Ananuuri, sellest siis nimi. What we know that is oldest of the region is this house. For sure you have like information about the Svanetian houses, right? It kind of looks like similar to Svanetian tower, and this Caucasus mountains has like this common of tradition to build the higher streets. Kiriku ehitus ja siin seinal on siis kirjas, kes ehitas ja millal ehitas selle kiriku siin 17. sajandist, aga see on nüüd mitte selles põhilises Gruusia tähestikus, vaid vanemas, nii et giid ütles, et ta ise ei oska seda lugeda. See pidavat olema siis Gruusia huvitavaim fresko, all on põrgusid, üleval on taevas ja siin paremal see mägi, see on see puhastuskoht, kust põrgust saab taevasse. Lähme vaatame salakäiku siia kindlusesse, mille sees on siin kirik ja igasugu muid ehitusi ka. No, hetkel on see küll suletud, aga oli jah siin salakäik. Muide siinpool oli vaenlase lõks, et see müür siitpoolt kindluses pidi olema kõige madalam ehk vaenlasele kõige lihtsamini ületatav, sest kui nad tulid sealt üle müüri, siis hukkusid sinna alla auku ja siis visati neile siit igasugu tuld ja tõrva peale. Aga see on see salakäigu auk siis. Ronisime tolni, siin peaks nüüd vaated olema. No jah, vaadete saamiseks peaks sinna üles müürile ronima. Ronisingi müürile ja vaated on siis sihukesed. Okay. No ja väikese kindluse tuuli lõpetuseks saab siin 50 minutit oma pealt ringi jalutada. Väga suur see ei ole, et põhiline siin keskel ongi see kirik. Seal on mingisugune teine kirik ja siis nüüd kindlustuse ehitused. Nee, maitsmine. Russia Georgia Friendship Monument ehk siis Vene-Gruusia sõpruse monument. Veitsi looniline küll. Aga no monument ise on uhke. Okei, sain selle monumendi osas vähekene targemaks, et see on siis tehtud 1983. aastal ja siis möödus 200 aastat, aastast 1783, mil sõlmiti siis Venemaaga pakt, et Venemaa kaitseb Gruusiat siis mongolite eest. Ja keskel ongi siis nende ühine osa, et kuna me oleme Gruusia poolel, siis keskne figuur, see naine on siis, kujutab Gruusiat ja see poiss seal kujutab Venemaad. Nüüd siit parempoolne sein, see on siis Venemaa sümboolikaga, Venemaad sümboliseerivad asjad. No siis kuni 1983. aastani. Ja siis vasakserv
see on siis Gruusia pool, Gruusiat sümboliseerivad asjad ja taas lõpeb siis sovjeti aja Gruusiaga. No siin muidugi vaatamise ja pildistamise kohad ja kohe näha, et mega populaarne, et autosid on täis ja hobustega saab sõita. Siin on, mõned käivad siin papagoidega ringi, et pane omale õlale ja siis pildistada. No see kirik, mis seal paistab, sõitab ära, et ma olen Stepensmindas Katspegis ja see on siis seal see Gergeti kirik, buss sõidab ülejäänud turistidega nüüd edasi sinna kirikusse, sest nemad on siin kõik ühepäevasel tripil. Aga mina jalutan sinna järgmistel päevadel nagunii. Nii et maha siin kesklinnas. Sunny Mountain House ja minu tuba siis järgmiseks 4 ööks ja 3 päevaks. Päris okei.